Mõni aeg tagasi kirjutas mulle üks murelik kassiomanik, kelle kassil diagnoositi diabeet. Paraku ei leidu selle haiguse kohta kuigi palju eestikeelset materjali, nii et tuleme appi ja uurime asja. Tere, Julia! Mul on nii hea meel, et sa tulid appi rääkima teemast, mis tegelikult tuli televaatajalt seda saadet vaadates. Me võtame luubi alla sellise kasside haiguse, nagu seda on diabeet. Kui sage haigus diabeet kassidel on? Ütleks, et järjest rohkem näeme seda kahel erineval põhjusel, sest et esiteks meil on rohkem ülekaalulisi kasse. Teiseks, kassid elavad kauem. Ja võib-olla kolmandaks lisame veel juurde, et kasse käib rohkem ka vastuvõtul, mis annab meile nagu natuke teistsuguse ülevaate, kui me siiani teadsime. No mis asi see kassi diabeet üldse on? No räägiks sellest, mis asi on diabeet üldse. Ja diabeet on inimkeeli suhkruhaigus. Inimestel on 5 erinevat tüüpi, aga kassidele ja koertele ei saa päris samamoodi neid diabeeditüüpe siis külge panna. Et kassidel tihtipeale on pigem inimkeeli, ütleme, teist tüüpi diabeet. See tähendab seda, kõhunäärme rakud ei suuda toota nii palju insuliini kui kehavaju ja need rakud ise ei suuda insuliini vastu võtta. Kuidas ma aru saan, et minu kass on diabeetik? Diabeeti võime näha tihedamini isastel kassidel, eriti nendel, kes on kastreeritud, eriti nendel, kes on ülekaalulised ja vanematel kui 9-aastased. Mis on need sümptomid, mida ma omanikuna märkan? Kõigepealt näetegi seda, et on paks. Ja kui kass hakkab jõudma vanusesse 5-6, siis oleks mõistlik teha profülaktiliselt vereproove. Lihtsalt, et jälgida, kuidas tema organism reageerib, sest see diabeet ei kujune ka kohe välja. Et väga pikalt on kassil see diabeedi eelne staadium, kus veresuhkur on juba natuke kõrgem, kui ta peab olema ja see pidev selline kõrgem veresuhkru tase veres on see, mis hakkab mõjutama tagurpidi insuliini toimet. Mida kõrgem on glükoosi tase veres, seda enam saab pankreas aru, et nüüd peab insuliini juurde tekitama. Ja insuliini muudkui pumbatakse juurde, aga rakk ei võta seda glükoosi vastu ja pankreas ei saa aru, et ta peab lõpetama selle insuliini tootmise ja ta lihtsalt koormab ennast ära. Ta on klassikaline ületöötamine. Mis siis minu kassiga juhtub? Kass kõigepealt selle jaoks, et see liigne suhkur verest välja saada, hakkab kass rohkem pissima. Kuna ta pissib rohkem, siis ta tahab juua rohkem, ta hakkab ebanormaalselt palju jooma. Aga kuna rakud on ikkagi näljas, sest see suhkur ei lähe sinna raku sisse, siis hakkab kass ka sööma. Korra võib-olla see kaal tõuseb ja siis ta järsult langeb. Ja vaat see on see koht, kus omanik hakkab aru saama, et midagi toimub kassiga. Räägime korra veel koomast. Olen kuulnud, et diabeetikud kassid aeg-ajalt kukuvad koomasse. Mida see nüüd endast kujutab? No see enam-vähem nagu inimestel, nad kukuvad kokku lihtsalt ja see on see, et ta on apaatne, ei ole, ta on teadvusetu ja see on paha. Sellised väga tugevad kõikumised on probleemiks, sest et see on see koht, kus kass võib ära minna. Ja meie eesmärk ongi ju ennetada neid kohtasid. Pluss, kui haigus on juba kaugele arenenud, hakkavad nad kõndima natuke valesti. Tagumised jalad hakkavad toetama rohkem nagu kandade peale. Ja see on juba märk närvirakkude kahjustusest. No kas ka peale vaadates saab aru, et olen mina kuulnud, et kassi karv läheb tokerjaks ja piss hakkab lõhnama näiteks? Jah, ütleme nii, et seda ka on märgata, et see diabeetikust kassi väljanägemine, kui see haigus on juba arenenud piisavalt kaugele, on hästi iseloomulik, sest et nad muutuvad niisuguseks, nad ei hoolitse enda eest, neil on paha olla kogu aeg, nad on apaatsed ja nad ei hoolitse enda eest. Ja nende karv läheb selliseks nagu rasvaseks ja niisugused nagu piigiliseks. Selline pilt tegelikult tundub juba päris hirmus. Kas ma saan veel oma kassi jaoks midagi teha või oleks mõistlikum ta tuttu panna? Ja seda saab muidugi ravida. Ütleme nii, et kui omanik tuleb selle haiguse varajases staadiumis, kus on veel niisugune diabeedi eelne aeg, siis annab seda väga hästi kontrolli alla saada insuliini spetsiaalse toiduga ja võib isegi juhtuda, et see kass paraneb. Ta paraneb nii palju, et kogu tema ülejäänud elu on jälgimise all ja kvaliteetse toidu peal, aga ta ei vaja insuliinisüste. Tavaliselt see on see, kui kass jõuab kliinikusse alla aasta aja, kui ta on olnud sellises seisundis. Kui ta on juba üle aasta olnud, see on see, kus ta juba on kõhnunud ja võt, siis see ravi on natuke keerulisem ja siis on juba selline igapäevane insuliiniravi oluline. Eeldiabeedi staadiumis on väga oluline saada kehakaal kontrolli all, sest et ülekaal motiveerib seda insuliini resistentsust veel rohkem. Et väga suur punkt on ülekaalul. Kui me saame selle kontrolli alla, siis on lootust kassil taastuda. Kahjuks ei pääse ka insuliinist, vähemalt esialgu.
ja seda insuliini siis süstitakse vastavalt kassi eripära, nii nagu arst on ette näinud ja seda räägib juba arst, kuidas see pool käib. Aga ikkagi siis tegelikult omanik ise peab oma kassi suutma süstida. Aga nagu inimmaailmas jällegi diabeetikute süstimine tegelikult ei ole tänapäeval ju suured nõelad ja asjad, et see vist on niisugune väike lihtne sutsukene, eks ole? Jaa, hästi väike nahaalune süst, aga ega see süst ise ei olegi raske. Raske on see vereglükoosi mõõtmine ja jälgimine, sest see insuliini kogus sõltub väga palju just sellest, kuidas see vereglükoosi tase töötab organismis pärast söömist. Olen lugenud paari arvamust, et kasside diabeet on seotud teraviljaga kassitoidus. Kas sellel on mingisugune alus? See on niisugune levinud arvamus tõesti, ja kuna see on niisugune levinud arvamus, siis teadlased võtsid selle ette ja uurisid seda. Ja selgus, et ei, süsivesikud ei ole süüdi selles, et kass saab diabeedi. Süüdi on ülekaal. Ja nii nagu ükskõik mis makrotoitaine puhul, kas liigne rasv, liigne valk, liigne süsivesik, nad kõik mõjutavad. Tihtipeale teraviljalised süsivesikud imenduvad aeglasemalt, mis on kassile eriti diabeedi puhul pigem kasulik. Kui minu kass on nüüd riskigrupis, mida ma peaksin hea toiduvalikul jälgima? On siin mingeid üldiseid soovitusi? Valige üks kvaliteetne bränd ja selline, mis on tasakaalustatud. Ütleme, diabeetikust kasside puhul on uuringute järgi leitud, et väiksem süsivesiku sisaldus on neile pigem kasulikum, aga siin tuleb arvestada ka seda, kas toidus on kiudu ja kas see on lahustuv kiud, mitte lahustuv kiud, et see kõik mängib selles glükoosi omastatavuses oma rolli.